Tere tulemast Musta kassitaru lugemisse kaksikud. Siin on lugemine teile nädalaks 29. detsember kuni 4. jaanuar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti. Vaatame, mis nendel kaartidel selleks nädalaks siis öelda on. Kaardid ütlevad seda, et tuleb tasakaal leida. Kõigepealt tuleks leida emotsionaalne tasakaal. Tuleb leida emotsionaalne tasakaal. Siin on nagu kibelemine tööd teha, nagu üksinda tööd rabada, korralikult tööd teha. Ja alumised kaardid räägivad seda, et tuleb leida tasakaal töö ja puhkuse vahel. Kui siin esimene kaart ütleb, et kiire on, tahan kohe alustada töö tegemisega, järgmine räägib, et tuleb emotsionaalne tasakaal leida. No siis kolmas kaart ütleb, et tuleb hoolega tööd teha ja siin all on ka töö tegemise kaart ja allumine müntide kaart räägib seda, et üksinda tahate väga tööd teha. Ma kardan seda, et kui te nüüd siin aasta lõpus ja uue aasta alguses olete otsustanud, et te teete ära nüüd kogu aasta töö siin ühe raksuga, siis te võiksite ikkagi leida selle tasakaalu enda töö ja puhkuse vahel, sest muidu võib juhtuda see, et te põlete lihtsalt läbi, olete stressis ja põlete läbi. Siin vahel alumises reas keskel on julguse kaart. Võib-olla see tähendab seda, et teil tuleks julgus kokku võtta ja see töö korraks kõrvale panna ja puhata, et leidke aega puhkamiseks. Teile väga meeldib teie töö. Ja, teile väga meeldib see töö ja te olete tublilt teinud tööd, te olete terve selle aasta, mis meil on käsil praegu, olete te tublilt teinud tööd. Te olete üksinda teinud tööd, ei ole kedagi usaldanud seda enda eest ära tegema või teiega koos tegema. Aga nüüd võib-olla on aeg ikkagi puhata ka, et ärge rabage nii hullu pööra. Et vaatame seda aasta alguses järgmistel nädalatel, et mis elul teile veel pakkuda on. Aga praegu on minu soovitus see, et leidke tasakaal, nii oma emotsionaalne tasakaal, ja ka kindlasti selle töö ja puhkuse tasakaal. Aga ma olen teile välja võtnud ühe kaardi ka oma inglitaro kaardipakist ja vaatame, mis siis inglitaro kaardid, milline kaart teile tuli selleks nädalaks. Nii, vaatame, kus ta siis on ja mis ta teeb. Nii, teile tuli ülempreest Rinna ja tema ütleb, võimas vaimne mõistmine, mõtisklemine ja meditatsioon annavad väärtuslikku teavet. Olge rahus. No see on seesama kinnitus sellele, et on ka vaja puhata. Ei saa ainult tööd rabada. Et tuleb leida tasakaal töö ja puhkuse vahel. Olen sellel nädalal võtnud ka teise kaardi teile lisaks. See on karma kaardipakist. See on nagu karma tervendamise kaardipakk ja see kaart peaks ütlema nagu seda, et kus kohas teil kõige rohkem king sellel nädalal pigistab ja vaatame, mis kaardi teie siis olete saanud. Te saite sellise kaardi, mis ütleb, et teie saate oma saatust ise muuta. Et teie elulugu ei ole kivisse raiutud. Teie saatus ei ole kivisse raiutud, et iga otsusega, mis te teete, te seda muudate. Et võtke kokku oma jõud ja kirjutage uus lõpp või uus peatükk oma eluloo raamatusse. Ja mina soovin teile siit rahulikku aastavahetust ja rahulikku, mitte väga suure rabamisega, uue aasta algust. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like, pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.